niimoodi, et nüüd sellele jalale siis kruva teha, siis tuleks tegelikult võtta siis, võtame näiteks isomeetrilise vaate, koordinaadid on hästi. Vaatame natuke, et ma näeks ikka seda. Vahetame siis 2D traatvõrgustikuks selle jälle. Ja teeme siis siia kruvi või silindri või tüübli või mis iganes kasutades siis nüüd seda pärast see asi on sees object snap tracking uteks, et 40 on lai see ots, et me paneme siis 40 laiusele selle, 40 kaugusele selle tüübli. Oi, see vist ei olnud väga hea mõte, et mõõtude järgi tundub, et nüüd on liiga keskel. Aga ma saan teda alati nihutada. Nii. Ja mis selle läbimõõdu võiks panna, ütleme mingi, paneme 4 mm, ehk siis raadius 2. Ja kõrgus siis läbi selle jala, nii nagu ma ütlesin, et ma just natuke nihutan, ma selleks lähen siis 3D traatvõrgustikku, et saaks natuke liigutada, et liigutame siis mingi, ma proovin 20 nihutada, või 20 oli liiga palju, siis 10 tagasi, nii on peaaegu hea. Ja siis teeme copy. Teeme siis copy. Silma järgi tundub, et 30 on hea laius. Ma muidugi, jah, et tegelikult võiks selle silindri otsa ju panna ka siia selle ülemise plaadi sisse. Peaks siia veel boonuse otsa joonistama. Nii, boonuse põhja laiuse kõrgus, ütleme 15 on päris hea. See kruvi moodi välja ka näeks. Pöörime seda siis teise otsaga. Nii. Ja see maagiline käsk, millega siis saab välja lõigata sellest jalast. Need kruviaugud on subtrakt. Et muidugi ma oleks saanud pressipulliga ka teha seda. Et valin kõigepealt siis selle objekti, millest tahan lõigata, lõpetan valiku enteriga ära ja siis näitan neid objekte, mida ma siit välja tahan lõigata ja panen enter ja nüüd on siin augud sees. Täpselt sama asi siis istmeplaadiga. Istmeplaadiga ma veel ei saa teha, sellepärast et istmeplaadi neid boonuseid ma pean veel paljundama ennem, et ma seda siis praegu ei tee. Küll aga ma teen siis sellise asja ära, et näitan teile ka siis chamferit, kuidas saab siis faasida seda telge. Et vaikimisi ta pakub 1 millimeetri siia. Et kui ma nüüd enter panen, siis ta küsib, et ma olen sellega rahul. Ja kui ma ei ole rahul, siis ma saan distantsi muuta. Muudame nalja pärast seda distantsi, siis paneme 2. Ja teistpidi võib jääda siis 1 millimeeter ja teistpidi tundub, et on okei. Enter ja veel üks enter ja ongi faas tehtud. Nii, ja nüüd siis Polar Array ümber siis selle kesktelje. Vaatan, et assotsiatiivsust ei oleks nõus. Ja siis teen nendele boonustele ka selle array samamoodi siis kesktelje ümber. Ja jälle 3 elementi siis. Close array. Nii. Ja nüüd lõikan siis subtractiga sellest plaadist need boonused välja. Enter ongi välja lõigatud ja võib siis vaadata joonise peale tekkisid ka need kruviaugud kenasti nagu
püssikuulid siin ootavad